Lõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 117. Juba uskumatu. Imelik mõelda, et alles see oli, kui me vaidlesime, et kas mul üldse on midagi nii palju öelda ja teemad saavad otsa. Ja minu sees oli nii tugev impulss, et informatsiooni, mis inimesteni peaks olema juba jõudnud, on nii palju, millel on nii-öelda see manipulatsiooni ja peavoolu ja massimeedia sein ette pandud. Kui selle laviini tagant peaks niimoodi nüüd välja paiskuma inimeste peale, siis see on plokk, mis tekib inimeses, kaitsereaktsioon, sest et ma ei saa ju olla ometigi nii kaua elanud vales, ma olen ju tark inimene, mõni isegi kõrgharitud või väga paljud tänasel päeval kõrgharitud. Ja mul oli see tunne, et aga minu hääle huumoriprismaga, ma ikka pigem pean ennast vaimukaks inimeseks, kuigi jah, olgem ausad, iseennast hinnata ei ole kõige adekvaatsem, võib alahinnata, võib ülehinnata. Ja mul on tunne, et see tunne on kantnud. Nii ongi. Asju, millest on vaja rääkida, on palju, on väga palju informatsiooni, mis on meie eest nii-öelda ära peidetud, mida sihilikult, teadlikult meie eest varjatakse ja kui keegi siis räägib nendel koledatel teemadel niimoodi meeldivalt ja nalja sekka tikkides, on lihtsam aktsepteerida seda, et aga äkki ongi nii, nagu Kertu räägib. Ja aktsepteerida ka seda, et Kertu võib eksida ja võtta endasse seesama tunne üle, et eksimine ongi midagi inimlikku. Veatu olla on tore eesmärk või taotlus, aga kui sellesse väga kinni jääda, siis me pärsime ka enda arengut, sest kui minna väga turvalist teed pidi, et ma nüüd ühtegi korda ei komistaks, ei eksiks, siis niimoodi tudisedes, jummaleist, et ei juhtuks midagi. Ja siis me elame krambis ja peidame enda eest väga palju ära, mis, hea näide. Rääkida asjadest, mis on tõsi, aga millest rääkida on nagu vara veel. Et peaaegu, kui peavool selle ära ütleb, siis räägime sellest. Aga kui see informatsioon on meile, võib-olla öelda eluliselt oluline, enne seda, kui antakse luba avalikult rääkida nendel teemadel, ma ei tea. Meil on vaja neid inimesi, kes julgevad võtta riski, et lööge või risti, räägin sellest, sest sellest on vaja rääkida. Ja võib-olla tuleb minu puhul kasuks ka see, et mul ei ole väga palju midagi kaotada. Mul ei ole mingit väga tähtsat ametikohta, ma ei ole mingil majanduslikult väga jõukal järjel, et oi, kui mu sissetulek nüüd ära kaob. Mulle meeldib ikka meenutada, kuidas mingi lintšimiskampaania peale kommentaariumiski kirjutati, kus ta töötab, pallandage ta. Ja nii me elame siis oma infokülluses, infoühiskonnas. Aga siis saad aru, et see infoühiskond, esiteks, see ei ole mingi ühiskond, see on üks killustatus ja informatsiooni antakse meile täpselt seda, mida on vaja meile anda, et meie oleksime teatud moel häälestatud. Ja kas või häälestatud nii, et me ise ära kaome selles häälestuses. Sest ma tean, et ma kõlan natuke siuke, nagu ma püüaks teile mingit asja maha müüa. Aga iga inimese sees on meeletu vägi. Ja kui me sünnist saati elaksime selles õhustikus, kus see vägi on toetatud, seda teadvustatakse, mida me siis oleksime suutelised looma? Ja kas või see lihtne näide, kui ütlesime pisipojale, et anna palavik ära, andiski. Niimoodi ei käi ju asjad, sa ei saa niimoodi teha. Aga juhtus. See, kuidas me võime ise ennast ümber programmeerida. Hea näide üks päev. Täpsemalt eelmise aasta viimane päev ja oli plaan minna külla. Aeg oli kuidagi vähe selles päevas, aga mul oli nui neljaks kindel teadmine, et täna peab ära koristama elamise, sest et see, mida teed 1. jaanuaril, seda teed terve ülejäänud aasta.
ja ma teadsin, et ma pean päeval kindlasti mingi hetk magama, sest tööd on meil siin hõredavõitu veel. Ja mitte sellepärast, et laps oleks kehv magaja, vaid mina olen kehv magaja, ma sain aru. Iga tema nohine liigutamise peale mina juba olen ärkvel. Ehk siis lahja unega olen mina, mitte laps. Ja siis mul oligi see tunne, et kuidas ma magan, et mul on ju vaja kõik need asjad ära jõuda, sest kui me läheme külla juba ära, siis kõik need asjad tegemata, siis homme 1. jaanuar, siis ma teen neid asju ja siis ma terve aasta pean koristama. Ja siis mul käis mingi klõpp sees, et oot, aga kui ma nüüd koristangi homme, aga koristan rõõmuga, siis terve ülejäänud aasta ma koristan rõõmuga. Ja selle siukse pingelanguse peale mul lihtsalt nipsust kustusin ära. Lihtsalt sealt edasi ei tulnud hetkega ärkvel olekut või pinget. Ühesõnaga selle, mitte päris ühesõnaga, aga sellise ümberprogrammeerimisega ma võtsin endalt kogu pinge maha. Ma kustusin, magasin, tulin üles, kõik oli hästi, tegelikult jõudsime küll ära koristatud. Ja kõik läks kenasti, aga mina olin juba jõudnud nii mures ennast ära mõelda. Ja siis ma sain aru, et see ei ole nüüd niimoodi, et palun väga, terve ülejäänud aasta, igal juhul tuleb koristada, sest majapidamine. Aga ma pean ise minema iga kord sellesse kohta, kus ma võtan sellel rõõmul nii-öelda käest kinni ja teeme koos. Ja see on paras väljakutse, sest kui samal ajal on nii palju asju teha, siis ikkagi mure saab võitud, kuidas ma ära jõuan, see ja see ja see. Ja võtta sellel rõõmul siis käest kinni ja hoida teda enda ligi mis tahes ülesannetes. Üks hea raadiokuulaja soovitas mulle koduabilise palgata, aga ma ei ole koduabilise usku. Keskkooli aega ma isegi töötasin koduabilisena. Tegingi sellised lihtsamad koristustööd ja sealt mulle jäi kuidagi see tunne, et see ei ole tegelikult loomulik. Kui mees ehitab kodu, siis naine loob kodu läbi nende tegevuste. Väga palju energiat võtab söögi tegemine, nõudepesu, asjade ettevalmistamist. Mulle meeldib nullist toitu teha. Selles mõttes, et ma ostan köögiviljad ja asjad ja hakkan pihta. Ja kui ma ei tee ise neid asju, keegi teine loob mu kodus ruumi koristades. Minu jaoks toit on midagi, mis on pere seisukohalt. See on nagu, ma ei oskagi öelda, mis need õiged sõnad on, aga ma üritan lahti seletada, mis mu mõte on. Kui ma teen süüa ja terve pere sööb seda toitu, siis me sööme ennast mingisse ühisesse olemisse läbi selle toidu. Mina panen sinna sisse oma sellise emaliku armastuse, pere sööb ja me oleme mingis ühises olemises. Isegi kui meil ei ole mõnel päeval mahti, enamikel päevadel mahti terve perena istuda laua taga ja süüa, sest kuidagi need graafikud ei klapi ja siis vähemalt läbi selle toidu me oleme üheks liidetud. Ja ma arvan, et mingil peenemal tasandil see aitab meil ka üksteist mõista, sest me sisaldame sama informatsiooni läbi selle toidu, läbi nende mõtete, mida mina mõtlen seda toitu valmistades. Ja väga hästi, ma olen nüüd juba nii pikalt rääkinud maast ja ilmast igasugu asjadest. Ja aastavahetust mainisin, natuke räägin sellest ka niimoodi täpsemalt. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse õhukvaliteedi seire on olemas Eestis, mida mina ei teadnud, et on olemas. Neil on 17 jaama ja seal neil näitas õudsat asja, et uusaasta ööl on õhukvaliteet lühiajaliselt halvenenud. Ja see ongi lihtsalt sellepärast, et lastakse neid rakette õhku, tunnete ise ka ju, et õhul on maitse nende ümbruses. Kui paugutamine käib, tossu on õhk täis. Kagunurgas mõõtmist pole, mitte ühtegi seirejaama. Ülejäänud Eestil on mure, sest et kes teadvustavad seda mure, kes mitte, aga õhukvaliteet on uusaasta ööl väga kehv. Meil on siin aeg-ajalt juhtubki niimoodi Nursipalu kandis, et õhul ongi maitse, aga pole seirejaama, pole probleemi. Ja see, kuidas pürotehnika paiskab õhku keskkonda reostavaid saasteaineid. Eestisse väidetavalt lastakse aastas õhku 50 tonni peeneid osakesi. See tundub minu jaoks absurdne, aga siin üks kohalik ajaleht väidab seda. Mina sellele, see tundub mulle liiga sürr. Ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse õhukvaliteedi ja kliimaosakonna juhataja Erik Teinemaa ütleb, õigemini hoiatab, et sellise õhu sisse hingamine võib halvendada allergikute ja nõrgema immuunsüsteemiga inimeste enesetunnet.
jah, aastavahetus, annad endale aru, et paugutatakse, meil siin Nursipalus on niimoodi, et mingid paugud käivad, sel hetkel võib olla see leht maas, kus sa saaksid vaadata, mis toimub, kas sõda läks lahti või keegi lihtsalt ise siin teeb mingit lihtsalt suvalisel hetkel pürotehnika nalja, on ju. Ja ei saa vaadata, tunned õhul on maitse ja kellel siin vahepeal kaevud on veest tühjad olnud suuremate paugutamiste peale, pole kellegi asi, sest kaitsevõime. Ja me siin aasta ringi siis hingame seda asja sisse, mis mõjub halvasti. Müraga me väidetakse, et oleme harjunud, võib-olla mürgitamisega siis ka. See natuke maitset käib juba asja juurde, sest kaitsevõime. Annaks jumal, et siin naftat ei leita või midagi muud, sest me oleme täna kohas, kus see, mida meile räägib peavool, see on üldjuhul midagi muud kui see, mida me peaksime asjast teadma. Ehk siis, mis iganes asjad siin viimasel ajalgi aset on leidnud, see, mida räägib peavool, ma juba vaatan selle pilguga, et huvitav, mida me tegelikult peaksime teadma, sest see, mida meile esitatakse, on see, mille peale meie mõtleme, ahah, nüüd ma tean, mis seal toimus, nüüd on mul pilt selge. Ma lugesin lehest, ma vaatasin uudiseid, nüüd ma tean. Aga mida me päriselt peaksime teadma ja just selle mõttega, võib-olla see on iseenda kaitsmise seisukohast oluline. Võib-olla me oleme järgmine mingi selline näide ja siis vaatame, kuidas muule maailmale see samune kaitsevõime rajatis siin, sest meie omad tahavad ju harjutada. Meile räägitakse oma sellest kaitseväest välismeedias öeldakse selle kohta Ameerika baas. Kui mina ütlesin, et kandeks, et leping on Ameerika Ühendriikidega, see on Ameerika baas, siis putinist, Kremli-meelne ja nii edasi, mis info teenib meid? Kas meid teenib see, et me nui neljaks kõik, mis küsitakse, kõik ära anname, sest kaitsevõime, või me vaatame otsa nendele, kes meile seda kaitsevõimet siin pakuvad, et äkki neil on mingid omad huvid või ma ei tea, kui sõjaks läheb, kes meid päriselt siis aitab, võib-olla aitaksid need, kellel on endal relvad käes, mitte nii, et korjatakse relvi käest ära ja kui on vaja kodu kaitsta, siis öeldakse, et no problemo, meil on riigikaitse. Aga kõik see, kuhu on see raha maetud, väga palju raha on ka kuhugi ära eksinud. Ja need, kes peaksid kaitsma, võib-olla jäägi üldse siia. Ja meie loodame siis sellele riigikaitsele ja ohverdame oma kodud, sest meil pole suutlikkust ise oma kodusid kaitsta. Majanduslikult juba, kui inimene on ikkagi läbi selle meie imelise majandamise, mida meie valitsus siin korraldab. Ma tean, et ma kõlan vahepeal, mõni võib öelda, täitsa riigivastane jutt. See riik ei ole see, mille sees mina tunnen, et eestlane olla on uhke ja hää. Eesti Vabariik. Ei, ma olen eestlane ja ma ei saagi öelda riik, aga see minu eestlus seisnebki selles maas, selle hoidmises nii, et ka minu lapsed ja lapselapsed saaksid olla eestlased. Mitte, et oleme eestlased, no saame ikka eurooplasteks mingi hetk, on ju. Varsti on aeg, siis oleme eurooplased. Eestlane, kellele? Milleks? Väike rahvas, piinlik ei ole nii väike rahvas olla. Surege välja ära ja siis hakkame eurooplasteks ja see on uhke värk. Mingi vaadake, mis värvi see Euroopa juba on. Mis meil siin Euroopas toimub? Kes on keskmine eurooplane? Jah, päris masendav. Aga jätkan nii. Ja mis veel meie maal toimub? Põhjamaade, Balti vesinikutaristu. Midagi võimsat, suurt, see on raudselt hea asi. Ja raudselt vändatakse selle kõige sees väga palju raha läbi, et meie usuks, et see on hea asi. Ja kes ei usu seda, et ma ei tea, et me oleks nõrk ja vaene riik. Ja samal ajal nende asjadega lüpstakse meid vaeseks. Elering AS esitab 1. detsembril 2025 taotluse Põhjamaade Balti vesinikutaristu riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks. Nii, me siin Nursipalu kandis teame küll see keskkonnamõju strateegiline hindamine. Nüüd kõik, kes usaldavad keskkonnamõjude strateegilist hindamist, kui mängus on väga suured rahad, ma pean lihtsalt igaks juhuks mainin ära, et kui te usaldate, siis see on teie probleem, mina ei usalda. Kõiki selliseid momente peab väga-väga kriitiliselt võtma, sest see, kui ära ostetav on Keskkonnaamet, kui koosoleku näide,
üks õpetaja viis Keskkonnaametnikule 7. klassi materjali, et tema teeks endale selgeks, mis asi on põhjavesi ja see ei tööta nii, nagu siin arendaja huvides väidetakse, et töötab. Täitsa teistmoodi käib see asi. Loodusõpetuse õpetaja peab Keskkonnaameti ametnikule selgitama, kuidas asi käib. Mitte, et see Keskkonnaameti inimene ise seda ei teaks, aga tema oli seal selles rollis, kus vaata, kummal pool see jõupositsioon on. Nii et jah. Ja andke andeks, ma võin mingeid asju korrutada, kas või see sama näide, mis ma just ütlesin, aga ma arvan, et see on oluline teada ja vot sellises Eesti Vabariigis me täna elame ja mina ütlen, et kui te tahate otsida riigivastaseid, riigireetureid, siis vaadake sinna, kus meil täna liigub väga palju raha selle riigi juhtimises, sest nad ei juhi seda rahva huvides, selle maa huvides ja kui tahate kedagi ette võtta, siis võtke sealt. Järjest saate võtta, sest riigimehelikkust, nad võivad oma kõnedes, võtke Reformierakonna koduleht lahti. Mida kaunist juttu? Nii hoolivad, täitsa lõpp, Ja kui ei oleks kogemust sellega, kuidas kohalikul ja riigi tasandil otsuseid tehakse, siis ongi väga lihtne kaasa kiita, jaa, nii tore, nii hea. Ja kuna me elame selles infoühiskonnas, infouputuse ühiskonnas, siis me mäletame üsna lühikest aega. Ja ma meenutan teile, kuidas aastal 2021 Terviseameti juht Alari Lanno rääkis gripist. Praegu on jälle suur gripp see, gripp too. Ei saa peolegi minna, kui sa ei ole gripitesti teinud, sest gripp levib. Aga tol hetkel Alari Lanno 2021 aasta viis põhjust, et miks grippi enam ei olnud, kui COVID tuli. Esiteks, läks meelest ära. Tema jutu ma praegu lihtsalt võtan punktidena lühidalt kokku, aga läks meelest ära. Praegu, kui meil oleks COVID, siis kõik need gripid kirjutatakse ilmselt COVID-i nahka. Nii, aga see ei ole ainuke asi. Teiseks, ei jõudnud Eestini, ehk siis gripp võib olla ka nagu rändlinnuke. Lendas ja kohale ei jõudnudki. Ei tea. Siin ühe punktina välja toodud ka ilm, kuidas ilm mõjutas, et gripp ei jõudnud Eestini. Ju siis ilmastikuolude tõttu ka võib-olla ei jõudnud kohale. Koroonameetmed aitasid, stiilis, et peske käsi ja kandke lappi, hoidke vahet. Mina arvan, et ainuke, mis päriselt toimis, oligi see kätepesu, maskitamine. Kui maskide pakendeid lugeda, siis need ei kaitse, aga neid pakendeid tol hetkel ei loetud, vaid usaldati, usuti teadust. Siin hiljaaegu tapeti üks teadlane ära, sest ta sai vaba energia teemale liiga lähedale. Ja kui siin on omavahel räägitud, aga vaba energia, need tehnoloogiad on olemas. Miks seda ei viljeleta? Et miks me ei kasuta täna Eestis vaba energiat, kuidas meil tööstus ja ettevõtlus kõik kõitseks? Ja ma ütlesin juba 2 suve tagasi, et ma arvan, et need tehnoloogiad on meil Eestimaal kohal, toimivad, inimesed omavahel nokitsevad, nad ei kutsu mingit filmijaid või sellest artiklikirjutajaid kohale, sest nad annavad endale aru, kui ohtlik see teema on. Nii et jah, kuni meid valitsevad need, kes teenivad suurkorporatsioone, ongi ohtlik rääkida asjadest, mis päriselt lahendaks ära igasugu roheteemad, energiakriisi teemad, aga teadus. Nii et jah, 5 asja. Lihtsalt läks meelest ära, ei jõudnud Eestini, sest gripp on nagu rändlind, koroonameetmed, riietus, ilm. Ja ma ei kujuta ette, kuidas siis mingitel aastatel vaadatakse, kuidas siis New Yorki Fashion Week, mida seal ette näidatakse, kuidas riides käia, et mõni aasta on lihtsalt see, trend on selline, et selg oleks kaetud, on parkad moes, siis tulevad nabajoped moodi ja siis on jälle gripp või. Ma ei tea, kuidas see mõjutab nii drastiliselt numbreid muutuma, see riietus. Ma arvan, et siin peab olema mingi suurem tegur ja see võibki olla mood. Praegu ma teen nalja, igaks juhuks mainin. Ühesõnaga, lihtsalt oli vaja mähkida usutavamaks see, et äkitselt grippi polegi olemas. Muidu oli gripp, jälle gripp ja siis enam ei ole, sest numbrid olid vaja sellesse COVID-i businessisse suunata. Nii, ja nii palju asju. Ma täiesti pidevalt kirjutan endale. Ma olen, püüan ennast parandada. Siin oli alles hiljuti uudis, kuidas Tallinnas polnud vett.
ja me liigume selle 15 minuti linna asja suunal. Mitmel protsendil tallinlastest on täna isiklik kaev või niimoodi oma kortermaja peale kaev. Noh, ei ole väga trend, on ju, sest meil on tsentraalne veevarustus ja see on nii hea. Ja Berliinis olid ulatuslikud elektrikatkestused, inimesi evakueeritakse, koolid kinni. Kas on hea see 15 minuti linnade idee sel taustal, et isegi täna, aastal 2026, me ei ole jõudnud kohta, kus need süsteemid oleks turvalised, kindlad, 100% kindlad. Näiteks midagi läheb rikki, meil on juba olemas varuplaan, kuidas kõik ära lahendada, et infrastruktuur säiliks, kõik toimiks. Pole neid lahendusi. Ja ma arvan, et seal on oma osa ka selles, et meie haridus on alla käinud, selle kvaliteet, see, kuidas on spetsialistid, eksperdid, kes väga hästi ei saa aru, mis nad teevad. Ma tean, et ma võin mõnda siin ärritada, aga nõukogude ajal ilmselt inimesed teadsid paremini, mida nad teevad. Ja kui keegi oli traktorist, siis ta oligi traktorist ja ta oli selles väga osav. Traktor jäi seisma, ta ei kutsunud mingit muud spetsialisti, kes võib-olla ka on, ma ei tea, mis tasemel tänasel päeval, vaid ta ise tegi ära, mis seal oli vaja teha. Kõigega hakkama saanud, hea küll natuke vajasabi, aga tänasel päeval meil on iga asja peale mingi oma siuke spetsiifiline, nagu ma ennast siin lugesin, mingi õhu kvaliteedi ja kliimaosakonna juhataja. No, siukseid jumalaid. Ja me oleme liikunud kohta, kus me olemegi degenereerunud. Minge küsige noorte käest, kelleks sa saada tahad. Palju seal on insenere või teadlasi? Need, kes lähevad õppima ja pidurit peale ei suuda panna, et päris ellu minna, nendest kukuvad ja lõpuks teadlased välja. Aga mis teadlased? Kas need, kellele öeldakse, et ja nüüd ütled nii? Ja sina ütlesid nii, sinuga nüüd kõik. Ja see on päris hirmutav. Kui me kiiresti ei reageeri, siis need, kellel täna veel on seda teadlikkust, ekspertiisi, me saame ühendada järgmise põlvkonnaga. Aga kui siin jääb põlv 2 vahele, siis me olemegi siuksed, küsime tehisaru käest. Ja see tehisaru on ka täpselt nii tark, kui kõik see materjal, mis seal interneti avarustes on, aga selline talupoja mõtlemine, loogika, ka olukordade tunnetus, see kaob ja sellest oleks paganama kahju. Aga ma siin viitan muudkui Covidile, huvitav on see, et meil on selline lehekülg olemas nagu humanrights.ee, kus siis otsiti praktikante, kes aitaks seirata vaenukõnet sotsiaalmeedias. See on siis Eesti Inimõiguste Keskus. Ja siis mina mõtlen, et huvitav, kas nad palkasid Covidi aegu ka kellegi, kes vaataks üle, et kas meil nagu need inimõigused siin ikka niimoodi nii hinnas on nagu peaks ja nagu paberites omavahel on kokku lepitud, et inimõigused on see ja see on oluline ja too on oluline. Või siis nad on järjekordne selline rohe ja nii edasi, fosforiit andke minna, Nursipalu andke minna ja siis mingi X teema peale oi, looduskaitse, oi, loomakesed. Ja samal ajal piinatakse surnuks tuhandeid, kümneid tuhandeid sigu ja siis on kõik need kaitsjad vait. Ühesõnaga tellimusmuusikud. Sinna tahtsin oma jutuga jõuda. Ja miks ma veel tõin välja selle, et me juba ühendaks neid inimesi on see, et kui siin ma ise olen tundnud, et ma elan vales ajas, ma olen veel kuulnud teisi inimesi, kes tunnevad, et see ei ole see aeg, kus tunned, et saaks õitseda, sest ümberringi närvub kõik. Ja mingi hetk kuulasin Tiit Madissoni mingit intervjuud ja mul lihtsalt tuli see hetk meelde. See oli see mitu suve tagasi, aias nokitsesin, kuulasin ja siis ma mõistsin, et see, mida ta soovis, ta ei suutnud ära teha, aga ta oli sillaks. Ta oli sillaks tema aja ja mingi järgmise aja vahel. Ja siis ma tundsingi, kuidas midagi, mida tema kannab, on minus nii tugevalt esindatud, et tänu sellele, et ma sain kuulata tema jutte, ma sain enda sellele kandvusele kinnitust ja tuge ja isegi kui minu põlvkonna aegu ei toimu seda pööret normaalsusesse ja me normaliseerime ebanormaalseid asju, siis mina saan seda edasi kanda, edasi anda. Ja isegi kui on see vähemuse ahistavalt väikse vähemuse tunne, sest ümberringi enamus vaatab su peale viltu ja aeg-ajalt küsidki endalt, et äkki olengi viltu, äkki selle vaatavad ja mina eksin. Aga see tunne, et ollagi
sild ajas, inimsild selles ajas. Ja see mõte mulle meeldib, ma tunnen, et see annab mingit jõudu hetkedel, kui on raske. Ja vaatan kiiresti üle, et ja see, millised noored meil tulevad peale, mida neile propageeritakse, rikkaks, kuulsaks, edukaks, paha tuju vastu on ravimid olemas, kui see ei tule oma emotsioonidega toime, mina, kes ma üritan hästi naturaalselt iseendas esile tulevaga majandada, ei ole niimoodi, et nõme nädal oli, tõmban nina täis, on ju. Ei ole sellist asja. Kõik, mis tuleb, ma võtan vastu. Isegi siis ma olen vahepeal kohas, kus ma tunnen, et ma olen nii palju alla surunud. Hea näide. Eile oli laulmistund meil ja tegime mingeid osteopaatilisi manöövreid näos ja siin on ka salvestunud kudedesse mingid emotsioonid. Te võite mõelda, et appis on ju loll jutt, see perearst küll nii ei räägi, aga õhtul oligi niimoodi, et täiesti nagu katus oleks ära sõitnud, ma ütlen ausalt, nii palju mingit ohvritunnet ja igasugu asju, emotsioone tuli esile. Siis ma sain aru, et ma olin, olgugi, et elad sellist ühenduses ja kainet elu, isegi siis me suudame ära põgeneda mingite momentide eest ja siis mõelda, kui sa igapäevaselt tarbiksid neid tujuparandajaid, palju sa siis alla surud ja kui pikk maa on siis jõuda sellesse tundesse, et ma olen puhas, kõik, mis minus esile tuleb, ma annan vabaks, ma hoian enda välja hästi vahetult ühenduses, et ei tekiks seda asjade kogunemist. Ja siis ma mõtlesin nende noorte peale, kes saavad iga hetk ennast niimoodi kuhugi ära kaotada. Ja siis nad mõtlevadki, et siin on ju terve maailm, ma olen nii avara meelega. Ei, maailm on siin. See siin on portaal. Ma hiljaaegu ise tulin oma nutika peaga selle peale, et öeldakse internetiportaal. Aga portaal kui selline, sa lähed kuskil ära ju portaaliga. Aga sinu vägi ja loomisjõud on siin selles kehas. See ei ole siin sellesse portaali minnes. Ja kui sa mõtled, et siin on terve maailma tarkused, siis selle ümber olevaga ühenduses olles on palju rohkem, sest siin toimivad algoritmid, aga siin on see lõputu informatsiooni kogum, info, mis võib, lihtsalt väike näide. Kuidas on nii, et maailmas on mingite asjade peale tulnud inimesed täpselt samal hetkel, aga eri maailma kohtades. Kuskilt tulevad meile need killud, mida sel hetkel on vaja realiseerida ja nii me peamegi olema selles avatud seisundis. Öeldakse, et Jumal räägib meiega siis, kui me oleme üksinda. Ja ma arvan, et see jumalik, ka selline, mis suunab meid looma seda, mida parasjagu ühiskonnale või meile isiklikult tarvis on, see käibki mitte läbi selle uinutava portaali, vaid läbi selle olemise. Ja see on oluline. Ja siis mõtledki nende noorte peale, et mis neist saab, kui nad maast madalast on kasvatatud iseenda eest põgenema. Ja kui ma siin Vanglaplaneedi aastavahetuse intervjuud kuulasin, kus mina pidin ka tegelikult osalema, aga Georg otsustas, et ei osale, oleme kodus, sest tal tervis oli veel selline, andis endast märku. Ja jälle selline alistumise koht, et okei, väga tahtsin nende inimestega arutada igasugu teemasid, aga nüüd on nii. Ja kuulasin seda salvestust niimoodi, et mida ma oleks lisanud sinna omalt poolt. Ja seal oli üks koht, kus Elvis Brauer tõi välja, kuidas tema mingi hetk tundis ka endas seda suitsiidsust, et aga milleks ma üldse sellele maailmale. Ei näinud maailmas seda oma kohta. Peeter Proos täiendas, kuidas nutiseadmed siis lastes veel seda eriti süvendavad. Ja mina omalt poolt lisaks, kui lihtsaks on tänasel päeval tehtud surmaminek. Üledoosid, see pisiki mingit ebaseaduslikku asja endale saama kuskilt. Piisab sellest, kui sa lähed oma halva tujuga vaimse tervise spetsialisti juurde ja surm on maalitudki millekski. Jah, surm võib olla ilus. Aga see, et see enneaegne surm maalitakse millekski ilusaks, sellega ma ei nõustu. Ja ma mäletan väga hästi, kui ma ei mäletagi vana ma olin, aga ma ütlesin ka midagi, et ära surra või kuidagi dramatiseerisin mingi asja üle. Ja siis ema rääkis sellest, et enesetapust, et kui vale see on. Ja siis ma saingi aru, et see on patt. Et kui sa midagi sellist teed, siis sa oledki põrgus. Ja hiljem ka erinevast kirjandusest ma olen kinnitust saanud, et enesetapp, see ongi kiirtee põrgusse.
Ja mitte, et ma oleks selline religioosse taeva ja põrgu usuline, aga ma tean, et nii ei tohi teha ja see on mind läbi raskuste ka kandnud. Et enesetapp on patt. Ja nüüd, kui meil on eutanaasia ja seda niimoodi lobitöö käib, et ma arvan, et ma ei julge nüüd prognoosida niimoodi, aga ma kahtlustan, et mõne aasta pärast eutanaasia tervishoiuteenus on meil kohal, sest seda lobistatakse maruagaralt. Ja siis nendel noortel, et nojah, aga see on tervishoiuteenus, see on normaalne. Ja siis me alles näeme seda kurba statistikat. See tänasel päeval võetakse ette veel mingi ebamugavuste teekond, et teha see otsus realiseerida, aga siis on juba täiesti pärituul. Ja kui lapsevanem näeb, et ta laps kannatab, saadab ta spetsialisti juurde ja spetsialist on selles leeris, kus käib see ravimiäri ja surmaäri, siis lapsevanem jääbki kaotaja rolli, sest tema arvab, et temal ei ole seda ekspertiisi, ju tema on lihtsalt lapsevanem. Aga kunagi, ma ei mäleta, kas mul ema ütles, aga et lapse kõige parem psühholoog on tema enda vanem. Ma tean, et paljud vaidleksid siin vastu, aga ma arvan, et see on see vanem, kes ongi kohal, kes jätab sinna paika selle, mida ta ise tunneb, et kuidas mõtlen, mitte isegi mida ta ise tunneb, vaid et ta võtaks vaatleja rolli lapse olukordades. Kui tal on mingi situatsioon, siis ta ei läheks sellesse liiga emotsionaalselt sisse või iseennast süüdistades, sest siis sa ka lood juba mingit väärillusiooni toimuvast, õigemini lood väärpilti, illusiooni toimuvast, sest sa ei tule võib-olla selle süütundega toime, aga kui sa võtad vaatleja rolli ja siis sa võid leidagi need vastused väga palju kiiremini kui mingi spetsialist, sest energeetiliselt on lapsevanem oma lapsega kõige tugevamas ühenduses ja seal liigub see informatsioon väga-väga palju peenematel tasanditel, aga see eeldab seda teadlikkust ja usaldust. Ja miks ma veel ütlen, et meis on meeletu vägi luua ja täpselt seesama lapse sünd ka, et kui laps tuleb läbi oma vanema, siis see ei ole midagi, mingi, ma ei tea, bioloogia. See on ime. See on lihtsalt ime, kuidas mikro organismist või elust tuleb inimene. See on ime. Aga kuna neid imesid on miljardeid meil maakeral ja öeldakse, et liiga palju, siis me pisendame iseennast ka inimesena ära, me mõtleme, et me oleme nagu sipelgas seal sipelga kuhjas, aga see, et me kanname iseendas juba DNA poolest midagi unikaalset, me igaüks oleme nii unikaalne kui unikaalne, mitte kedagi teist meie sugust võib olla mingeid kattuvusi, aga seda, et sa oled jumalik looming, sa oled meistriteos. Ja kui Jumal tegigi sinuga mingi vimka, siis see oli selleks, et sa oleks veel erilisem. Ja siis me mõtleme, et nüüd on see mood ja nüüd on need huuled ja see ninakuju ja mis iganes asjad veel. See on lihtsalt selleks, et me unustaks ära, kellena me tegelikult see sündinud oleme, kui unikaalsed ja erilised me oleme ja kuidas me peaksime seda väge kasutama selleks, et ennast tänases kontekstis ma ütlen, et kaitsta, sest meid rünnatakse, seda meie unikaalsust ja väge rünnatakse kõige selle ajupesu taustal, et milline sa pead olema, välimuse mõttes ja nii edasi, kes on edukas inimene. Edu on ju meil väga siuke tähtis asi ühiskonnas on ju. Jah. Ja siis me unustamegi ära, et kes me päriselt oleme ja kuidas kõik see, mis meie ümber toimub, me peaksime sellest välja astuma ja vaatama, mis elu me siis saaksime elada. Mis on siis meie võime selle eluaja kestel kogeda. See avarus. Ja jälgi ma lätsi kipen pikele. Ja ma tiia, et ma võisi ega punkti kottale kõnelda vähemalt tund aigu. Ja siis ka ei saa kõik kõneldu. Kuigi muudu on sääne vigamann kõik ja ma päriselt piaidad vies. Ma tunne, et kui mantu säänest jaksu kõnelda ja kui mantuga mõttu lendu, sest
Hilda ma loi üht materjali, kus üteldi, et anne tuu sõna poolest ole õnne tuu, mida sulle on antu, vaid et ta on midagi, mida pead edasi andma. Ta on nagu ütis hüve. Ta tiin meid kõiki, aga inimene, kellel on anne antu, kas on määnegi sääne nagu võls häbü, et tohei hinnast kitta vai pidada tõisist tähtsambas. Ja sõs mi läämi väga nagu tagasihoidlikus ja teeme esihinnast tsillokases. Ja ma tiiä, et tsilloka oli päriselt vist võrokeeline sõna, sest ta tule mul kotost ja ma arvan, et ta on vist rohkem nagu setokeeline, aga las ta olla sääne keelipudro. Ja väga põnevam tuu, et ma Hilda loi, et Šveitsin näütusen on 4 ametlikku kiilt. Retoromaani, saksa, prantsuse, itaalia. Ja kõik on kõrran. Aga meil siin Eestil on sääne võrokiil, ta iks päris kiil olõi. Ja kui ti saati oma keele, sest tahtva vindlasega. Olkugi, et vinnekiil on võõrkiil, mitte oma kiil. Sääne nagu ulli mängmine käy. Ja ma tunnet, et keeleasi, mille ma tõest kõnele, on ka osa tuust väest ja väega ühendusen olemisest. Ja ma lõpetan nüüd ära, sest muidu ma võigi siin kõnelema jäie, aga saatit tule viil, kõiki jäigi tähendab ära kõnelema ja ma loodan, et ta saat seen oll teile midagigi, mis te tunnete, et on säänest nagu hääd hengemist, kergempat hengemist ja saada ao kuigi muudu nagu rõõmsambalt ära elle. Kuigi ta mõtte ära elle oli tuu, mida ma päriselt hindaseen kannan. Ära elle on midagi säänest nagu minimaalset, et kuigi muudu midagigi, aga päriselt tahame me ju elle nii, et on hää olla, heng helises seen ja argipäevan olles palju rõõmu ja ma esitunne kas või tuu sama kogemuse peale, mis ma kirjeldi, kuis egasugutse emotsioonid tuli või esile, ohvritunne ja siis kui ma X kõva helüga kõik ta hindasest välja, siis ma mõistse, kui palju lihtsam mul on, kui ma võta vasta ta vastiku tunde, mida ma olen alla surunu ja ma mõista, et aga ta tunde takan on tenolikkus ja au. Mul on au olla ime noile inemisile, ime säänsen perekonnan ja siis ma sai arvu, et ma oli nii kaua kandnud, et ohvritunnet, et pead tõsile elama ja kui aigu jääs üle, siis võtad midagi esihindale. Ja siis ma sai arvu, et kui ma võtan vastiku tunde vasta, siis näide takan on midagi ilosat. Aga kui sa ta tunde seen, siis tundus, et nii ongi. Ma olegi nüüd ta elu ohvri. Jah, ma esi ole valinu ime rolli, aga kuramuse rassu on. Ja siis kõik, et kõige rassempa tunde esihinde seest läbi, siis näed, kui õnnelik ja rikas. Kui rikas, mõtle, kus ta võrokeile enam ei kasutada, et sõna väga tihtsa. Kui jõukas inemine sa olt. Ja ma tiedän, et kõik kes ti kullete minno, oleti ka väga jõuka inemise. Muidu ti vist ei suudaki säänsit jutte kullelda. Ja kui siin aastavaihtusega oli inemisil suur trend muud anda lubaduisi ja unista, siis ma sai arvu, et unistamine või meelega jalgu jäia näütuses, kui ma oles unistanu midagi seosen raadiotüüga, siis ma kohe kindlahe, es oles osanud unistada, et inimese tahtva kullelda kodopärnase juttu. Ma oles mõtelnud, et kui ma ole vanemp, targemp, siis ma tii väga asjalikke tarku saatit, aga et nüüd ta inimesena, kes ma täänpä ole ja mul on väga roheline veel oma elutiil,
inemise jopa tahtva kullõlda. Ta on nagu imelik ja tuu pääle ma ei oles osanud esi tullaki. Jah, ma või kõnelda ka asjalikku asju ja läbi sään see kerguse, aga et nii palju on näidki ja tahtva kullõlda. Toda ma oles osanud oodata ega unista. Ja et aituma teile ja järgmitse kõrrani.